tere! Rõõm sind taas tervitada, loodan, et sul läheb hästi ja naudid treeninguid ja ma võin sulle lõhutuseks öelda, et isegi kui sa alati võib-olla 100% ei jõua plaani täita, siis kui sa teed juba midagigi, on juba väga super. Nii et hästi palju sellist positiivset sisekõne iseendale ja teiselt poolt jällegi, kui sa oled hästi usine treeni ja teed kõik nii, nagu ette on kirjutatud, aga samas tunned, et keha võib-olla ei jaksa alati, siis jällegi julgelt soovitan ka natukene hoog maha võtta ja rohkem puhkepäevi endale lubada. See on okei, et kuula oma keha. Nüüd aga saame siis koos teha mõnusa lihtsa, kiire lihastreeningu. Võid endale võtta abiks ka hantlid, on ju, lisaraskuseks, aga võid teha ka täiesti ilma raskuseta. No nii, aga me tegelikult hakkamegi kohe harjutustega ka peale. Esimesed 2 harjutust, mis me teeme, on siis harjutame sumokükki ja väljaasted. Nii et teeme need 2 harjutust vaheldumisi ära. Korduste arv on siis küki puhul 12 ja väljaastetes 20. No, aga hakkamegi peale, on ju, nii et ise loed oma korduseid, mina sulle vahepeal selatan ka tehnilist poolt, aga ja kui sul saab täis, mina ikka veel teen, siis lihtsalt puhka ja niimoodi vaikselt teeme mõnusa treeningu. Okei, aga sumoküki puhul siis varpad vaatavad natuke väljapoole ja sa lähed, soovitan sul panna ka siit küünarval seomusse ja lükka endal küünatiigesed siit mõnusalt ette. Lähed alla, tuled üles, alla, üles. Lükkad nii palju oma põlved välja, kui sa suudad ja lähed täiesti paralleelseks põrandaga. Ja siin ära täitsa lukku oma põlvest lükka. Jääd selline nõtke põlve peale, nii et sa tunned, et sul on reielihas aktiivne, et ta ei lähe siit täitsa pehmeks, lööbaks, vaid ta tunned, et tal on selline mõnus toonus on sees. Okei, teeme esimese seeria ära, 12 kordust. Küünarliigesed lükkan siit ette. Põlved vaatavad välja, varbad vaatavad välja, sa ei ole päris baleriin, on ju. Sa lähed nii palju, kui sa saad, võib-olla sinu jaoks on see, et sa saad nii palju, siis see on okei, on ju. Võtad, tasakaal ka, on ju. Võta selline mõnus, lai hargseis, kus sa tunned, et sa suudad põlved varmaste suunas lükata. Okei, alustame. 12, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hästi. Võib-olla sa teed veel, on ju? Jätka, sa saad omas tempos rahulikult teha. Vahepeal raputad jalad. Võid vabalt võtta. Me teeme praegu need 4 seeriat läbi. 4 seeriat, on ju, nii et me jõuame ilusti soojendada, on ju. Nii, ja võtame nüüd väljaasted. Ja praegu me astume ette. Astud ette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hästi, tubli, ma tegin 20 kordust praegu, võib-olla sa veel lõpetad viimased kordused väljaaste puhul, puhka praegu, eks ole, väljaaste puhul siis, eriti kui sa lähed ette, siis natuke keharaskusega kogu aeg ole siis selle ette astuva jala juures ja siit, kui sa nüüd siit üles tuled, siis keskendu ka sellele jalale, hopp,
sa nagu tõukad ennast selle ees oleva jalaga üles, on ju. Et püüa vältida seda, et sa tuled siit ennem kehast lahti ja tuled niimoodi ära, eks ole. Et proovi olla sihuke tugeva kestosaga, kogu aeg oled hoitud, jah, no nii. Ja lähme uuesti sumulkükiga 12 korda ja läks teine seeria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Raputa jalad. Võta lõpuks juua vahepeal, kui sa soovid. Ja lähme uuesti. Ma teen praegu täiesti ilma raskuseta, eks, aga sumukükid julgelt, eriti kui sa oled juba edasi jõudnud treenija ja lihastreening on sulle tuttav, siis võta julgelt lisaraskuseid ka. Okei, ja 20 väljastet läks, jah. 1, 2, hästi, et siin väljaastet jälle puhka, on ju, väljaaste puhul sa tunned, kuidas su reienilipea töötab ja tuhar töötab, eks ole, et siin sa ka täistala pealt, aga eriti läbi kanna tahad ennast üles tagasi tõugata siia algasemisse, on ju. No nii, lähme kolmanda seeriaga. Teen näoga sinu poole, varbad on mul vaatavad välja ja suunan ka põlved siis välja varvaste suunas. On ju, teeme ära 12 ja läks. Viis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Puhka natukene ja saame jälle väljaastetega minna. Väljaastetes võib ka siis võtta. Mul on näiteks siin väiksed 2-kilosed abiks seegi ja kui sa oled alles alustaja, siis ei ole see tõesti mingit lisaraskust alguses vaja, on ju. No nii, nahk läheb soojaks, mõnus. Ja lähme, jah. Läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18. Kui sul läheb lugemine sassi või sa ei taha lugeda, sul läheb rütm sassi, siis tee lihtsalt nii kaua, kui mina teen, on ju? Ära üldse abista selle pärast. Nii, ja nüüd läheb 4. seeria, sumokükk ja veel üks kord väljaastet. Ja siis on meil veel jäänud 3 harjutust. 3 seeriat, on ju, nii et see oli pikem plokk, jah, et saime niimoodi keha vaikselt üles töötada ja no nii, 12 sumo kükki, jah, läks.
11, 12, hästi. Sumokükk lihtsalt töötab meil ka väga head lihasgrupid läbi ja ta tunneb ka kindlasti mõnusalt reie sisekülgi, kuidas ta saab ka venitust, jah. Nonii, ja veel üks kord siis välja ostad. Olen valmis? Jah? Okei. Lähme siis. Üksteist. Nonii, puhka, esimene plokk on läbi. Nüüd teises plokis räägin sulle. Istu maha rahulikult puhka, on ju, võid ka vahepeal natukene venitada, kui soovid. Näiteks alas jälga võid ka panna siit jalad alla kokku, nujatad ettepoole, tõmbad ennast siit pöiast, tõmbad ennast siia alla, surud põlvi samal ajal maha, siis saad ka mõnusalt puusa ja alaselja venitust, on ju. Rahulikult puhka. Võid tõmmata siit ka, tõmbad parema jala üle vasaku jala ja kallistad siit oma jalga jällegi väga mõnus puusale või tuharale ja ka alaseljale võid ka ajada siit alaseljaga täitsa kumeraks või küüru tähendab, kumeraks jah. Ojad täitsa sirgeks, kumeraks saad jällegi rohkem alaseljale venitust, siin saad rohkem lükkad tuharasse selle venituse. Ja teeme jalga. Nüüd me hakkame tegema ühe jala jõutõmmet, teeme ühele jalale 10, teisele jalale 10. Siis me võtame väikse plangu variatsiooni, niimoodi, et ühelt küljelt teisele vahetame külgi ja loeme ka korduseid, on ju. Ja viimaks on siis ühe jalaga puusatõsted, nii et saame pusima hakata. Jalad mängivad on ju jooksu puhul olulist rolli, suured lihasgrupid peavad olema mõnusalt treenitud, toestatud, et me oleksime esiteks jooksus efektiivsemad, omandaksime tehnikat paremini ja vältime vigastusi, eks ole, et ei tekiks neid kiireid põlvevigastusi, hüppeliigese vigastusi. Ja kindlasti, kui tunned teinekord, et 2 päeva järjest joosta on palju või 3 päeva järjest on palju, siis sa vahepeal teedki puhkepäeva, kui sa tunned, et sa oled ikkagi väsinud. Et kindlasti kuula oma keha. Nii, ja siin sa võid ka nüüd võtta julgelt lisaraskuse. Ma näitan sulle näiteks selle 2 kilosega ette. Kui sa tahad lisaraskusega teha, sa lähed just nüüd pääsukese harjutusse, on ju. Võid hoida käe siin, vasak käsi on kas puusas või panen siia, võin ka rusikasse panna siia kõrvale. Ja lähen siit rahulikult, see hantel liigub mul jala lähedalt läbi, vaat siin on mul jalg taha sirutatud ja ma tunnen, kuidas ma siin täielikult olen parema jala peal ja tulen tagasi. Sa ei pea sinna nii kauaks jääma, lihtsalt tunnetuse pärast sa võid natukene seal lõtkuda, et saad selle tunde kätte. Niimoodi, jah, 10 ühele. 10 teisele vasak jalg on praegu põhimõtteliselt maha ei lähegi, kogu aeg teen hästi tasakaalu tööd, jällegi väga hea hüppeliigesele. On ju, 10 ühele, 10 teisele. Vaata nüüd, kui sa lisaraskust ei kasuta, hoiad lihtsalt käed puusas ja teed sama. Ja jälgi natuke nüüd pead ka, mida teeb su pea. Ära lase minna peal kuklasse, on ju, vaid hoiame lülisambaga joont, on ju, et ei läheks kaelalihased siit liigselt pingesse, on, et nagu ma armastan öelda ka, et me ju ei kõnni ka niimoodi, eks ole, ei kõnni ju peakuklas, et samamoodi, kui me teeme harjutusi, siis tegelikult me jääme nagu hoitud, on ju,
lülisamba pikendus. ja siit ka siis jalg justkui oleks lülisamba pikendus, et lähed ühe joone peale. nii, ja nüüd siis toenguharjutus. oled siin küünarnooks toengus, aktiveerid kehad üle, ilusti tõmbad vaagna põhja, alakuuga kaasa, jah, ja siit lähed üks pool, hopp, teine pool ja vahetad, hopp, ja vahetad, eks, võid tuua ka käe siit üles, on ju, ja teeme 14 kordust. jõutõmbe siis ühe jalale 10, teisele jalale 10, siin 14 kokku ja siis teeme ühe jala puusatõsted. siit jah, pane isegi keerab peopesad üles ja siit 1, 2, 3, 4 ja teeme ka 12 kordust kummalegi jalale. ma ütlen sulle kordused kõik üle ja teed rahulikult. kui sa ei taha lugeda korduseid, teed lihtsalt minu järgi vaatad. ahah, Pillerid enam ei tee, vahetad ka. on ju, okei. aga alustame siis. alustame ühe jala jõutõmbest. alustan paremast jalast. okei, 10 ühele, 10 teisele. ja vaata veel üks variant, mis sa võid teha, sa võid viia samal ajal käed siis üles sirgeks, on ju. igal juhul on see väljakutsuv, võid ka kuskilt kinni hoida, alguses kui on raske. okei, teeme ära 10 jah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. päris korralikult võttis juba parema jala stabilisaatorid kõik tööle. no nii, vasak jalg, sellega on mul kindlasti raskem. teeme ära. 2 tasakaal, jah. 3, 4, 5, 6, 10. noh, isegi täitsa okei oli tasakaal praegu, vahest on mõni päev on niimoodi, et kohe üldse ei taha püsti püsida. nii, okei, ja nüüd teeme siis toengu, on ju, ühele poole, teisele poole ja võid vabalt siis käe sirutada ka ilusti lae suunas. okei, 14 korda. nii, aktiveerid kehad üle. nii, ja läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. noh, tuli üks rohkem. ja nüüd võib kohe ennast panna selili. võid selili panna korra siin puhata ja vaata, ma sirutan selle jala siit. jala, noh, ta on riiega, need riied on kohakotti. ja nüüd ma hakkan suruma selle vasaku jalaga, jah? teeme 12 ühele, 12 teisele. pane valmis. peopesad vaatavad üles ja läks 1, 2, 3, 4, 5,
noh, juba tahtsin jälle rohkem teha. Igal juhul vaata siin, et sa ei läheks liiga roidekaarest välja, et sa ei lähe siit nagu silda siit, et hoia selg, hoia lülisammas neutraalne, et sa teed siin rohkem jalaga tööd, eks ole. Nonii. Ja hingad välja, kui surud üles. Ja läks. Hästi, iga kord, kui sa surud puusa üles, hingad välja, siis tõmba ka alakõhtu mõnusalt sisse. Nonii, ja läheb jälle 10 ühele jalale, 10 teisele jalale, ühe jala jõutõmme on ju. Võid proovida erinevaid variante, võid ka proovida lisaraskusega, võid proovida käed puusas, võid proovida nii, et käed liiguvad üles. On ju, ma jätan praegu käed puusa. Okei, ja läksime 10, jah. 2. Noh, jälle mulle. Tahan ikka rohkem teha. Nonii, vasakuga 10. Ja proovi ka jälgida seda, et puusad ei lähe liiga, ei keeraks lahti, et jäta puusad paralleelselt praegu. Väga hea. No nii, ja läheb teine kord toenguharjutus. Hingad sisse, hingad välja, tuled toengusse. Tugev teha tüvi. Ja läks 14 ja 1. Uskumatu, ma olin jälle 16. juures. No pole hullu, mõned tulevad nüüd rohkem teha. Nii. Ja läks siis ühe jala osadested. Vaata peoga saab keele üles, siis sa tunned, kuidas sul on õlad ilusti kontaktis põrendaga. Alustad vasakust jalast. Ja läks. Teeme 12, jah? Ikka tegin 15. Aga siin ka mängivad rolli hästi palju siis puusa stabilisaatorlihased ja ka vaagnapõhi teeb ekstra tööd, et alati, kui sa teed ühe jala toega harjutusi, siis ka vaagnapõhi töötab hästi kaasa ja puusa stabilisaatorlihased peavad ekstra tööd tegema. Ja läks.
kord nädalas, võid vabalt teha, on ju, lisaks. Ja ka pühapäevase jooksu võid teha hoopis puhkepäeva või hoopis ujuma minna, teha hoopis midagi muud peale jooksmise või lihtsalt puhke, kui sa tunned, et su keha seda vajab. No nii, ja viimane seeria siis. Harjutasin on nii 10 ühele, 10 teisele. Ja läks. Sa tunned oli korralikult tuhar tagarivis. No nii, teine jalg. Nii. 5. Koos püsime, jah? Hästi, väga tubli. Ütle endale tubli. Palju. Positiivne sisekõne. See on väga oluline. Tihti ei õnnestu, on ju, kus tuleb teadlikult, väga teadlikult seda endale meelde tuletada. On ju. No nii. Toeng. Ja läks, jah. Nonii, see oli ühe jalg lisa tõsted. Korra puhka. Nonii, teeme ära. 12 ühene, 12 teisene. Sirutad parema jala, surun vasakuga, suru see kand korralikult põrandasse. Hingad välja, kui lükkad puusa üles, ja? Ja. Hästi, teine jalg. Ja läks. No nii, väga tubli ole, tule veel korraks siia lapse poosi, et kui sa tahad lihaseid lõdvestada, siis teinekord parim lõdvestus ongi lihtsalt pikutamine korra. Korra võta ennast siia meditatsiooni seisundisse, lihtsalt proovi. Mõtle igale kehaosale ükshaaval ja lihtsalt lase nad vabaks. Või lihtsalt paned endale ka mõnusa muusika mängima ja lihtsalt pikutad. Hingad. Ilma millegi liigselt tähelepanu pööramata. Hästi, ja võid siin toengus veel, põlvikus toengus veel selja läbi töötada. Vabasta selg, jah, teistpidi ka. Alt läbi nõgus selg, ülemalt läbi kumer selg.
alt läbi nõus, ülevalt läbi ume. No nii, super töö. Mul on nii hea meel su pärast ja sa saad alati võtta selle trenni uuesti lahti või mõne eelneva ja teha uuesti ja jälle. Igal juhul ole tubli ja soovin sulle mõnusat treenimist, ilusat kevade nautimist, sest aina soojemaks läheb ja tundub, et kevad on lõpuks käes. Ole tubli. Tšau!